hüppame kõigi Sooniku autodega GTA 5-s. Proovime kõiki Sooniku autosid ülirambi peal. Kas suudame linna ületada, takistustest mööda saada ja võita võidusõidu? Lähme! Noh, sõbrad, tere tulemast sellesse uskumatult vingesse ja uude väljakutsesse. Sest täna võtame ette kõik Sooniku autod. Kuidas? Millele nad kõik peavad vastu astuma? Noh, sellele ülimega ramplile, mis läbib kogu linna. Ainult üks suudab kogu rambi läbida. Sooritada uskumatu hiigelhüpe, läbida kogu linn ja kogu kaart ning maanduda otse finišijoonele. Milline neist on sinu lemmik? Pane see kommentaaridesse, sõber, sest see hakkab nüüd pihta. Alustame esimese autode reaga, mis on kõige nõrgemad ja alustame Sooniku väikese autoga. Ja selleks peame muidugi olema tema juht. Oh jah, ma olen kõige kõhnem Soonik, keda ma kunagi näinud olen. Ma istun peale ja vaatame, kas ma saan sellega hakkama. 3, 2, 1. Vaatame, kui kaugele see väike auto jõuab. Noh, alustame hästi. Seal see on. Tõuse püsti ja ole ettevaatlik. Kuna on allamäge, saab see päris palju hoogu. See on täielik hullus. Ta kasutab ära kõiki kiirendusi, mis teeb selle väga kiireks, aga lõpuks on see ikkagi lihtsalt üks armetu käruke. Nii et ärge pange sinna liiga palju lootust. Vaatame, kui kaugele ta jõuab. Kas finišijoonele? Tundub, et mitte mingil juhul. Annab endast kõik. Proovib ikka veel, issand jumal, see pole lend ega midagi, käruke kukub alla ja ei, Noh, vähemalt jäi ta kukkumisest ellu, kuigi mul polnud temasse üldse usku. Nüüd vaatame, kuidas lonkav Soonik oma liikuva diivaniga hakkama saab. Mis pagan? Lähme. Peaaegu ei suuda kõndida, aga vaata, sõita saame küll. Edasi, 3, 2, 1. Lonkav Soonik läheb täiega peale ja vaata ette! Arvestades, et see on diivan, liigub see tegelikult päris kiiresti. Mul polnud temasse üldse usku ja ta saab päris hästi hakkama. Kiirus aina kasvab ja kasvab. Vaatame, milleks see lonkava Sooniku diivan veel võimeline on. Lähme! Siseneb kiirustunnelisse ja... Viimasel hetkel kaldus kõrvale. See ei paista üldse hea välja. Ta kukub näoli. Sõber! Ei! Isegi politsei tuli kohale, nii kurb oli see vaatepild. Sõber, siin võetakse nüüd kinni. Sellega ongi meie kalli lonkava Sooniku teekond diivanil läbi saanud. Ja nüüd on kord koleda Sooniku käes. Kõige kurvema kaardiga ajaloos. Hakkame pihta. Vaatame, milleks ta võimeline on. Istume peale. Ja 3, 2, 1. Siit läheb maailma parim kaart. Noh, tegelikult ei tee ta sugugi halvasti, saab päris hea hoo sisse. Ei tea, kas kole Soonik suudab meid kõiki üllatada. See oleks uskumatu, midagi, mis ajaks meid kõiki hulluks, midagi, mis jätaks meid täiesti hämmastunuks. Nii et anna minna, kole Soonik, ta paneb täiega. Ja vau! Uskumatu hüpe, tundub, et ta üritab liikuda, üritab kuhugi jõuda. Aga... ei! Ma ei suuda seda uskuda. Ta kukub vette. Kas saab veel rohkem ebaõnne olla kui see? Praegu on selge, et nende nii kurbade autodega ei võida keegi. Kole Soonik, sa tegid seda kohutavalt. Igatahes asi läheb huvitavaks, sest tuleb Metal Sonic. Oleme Metal Sooniku autos sees. Vaatame, milleks ta võimeline on. 3, 2, 1... Ja ta annab endast kõik. Noh. Praegu on ta päris hästi hakkama saanud ja hakkab järjest rohkem kiirust koguma. Olge ettevaatlikud, sest sellel autol on taga korralik turbo. Kui me kõik usaldame Metal Soonikut, siis jätame talle laigi, sest ta annab endast kõik ja paneb turbo peale. Jah! Uskumatu Metal Sooniku turbo ja ta lendab taevas. Aga olge ettevaatlikud, sest ta hakkab kukkuma ja on finišist veel üsna kaugel. Metal Sonic! Ei! Oh, ta sai kõva matsu. Ei! No, Metal Sonic, mulle tundub, et see oli katastroofiline, nii et palun ära enam proovi. Ja nüüd läheme esimese rea viimase auto juurde, see on Sooniku oma. Ole ettevaatlik.
vaatame, kuidas Soonikul oma autoga läheb. 3, 2, 1 ja ta paneb täiega. Issand jumal, Soonik, sa ei oleks saanud veel halvemini sõita. Üks uks tuli küljest ära, aga noh, tundub, et nüüd saab natuke hoogu juurde. Kasutab ära kõik kiirusboonused, mis tal on. Ja issand jumal, ta läheb aina kiiremini ja kiiremini. See ongi see, mida kõik tahtsime näha. Vaatame, kui kaugele ta jõuab. Ja vau, vägev hüpe, Soonik. Ta hõljub, hõljub, hõljub. Aga see suur pea kaalub rohkem. Oh ei, ära ütle, et ta kukub. Oh ei, täpselt samasse kohta, kuhu Kole Soonik kukkus. Kujutage ette, et kukute Kole Sooniku kõrvale. Kindlasti on olemas hullemaid saatuseid kui surm. See läheb aina huvitavamaks, kas pole, poisid? Aga oodake, sest kõigile on suur üllatus tulemas. Kiiresti, nüüdsest on sul ainult 20 sekundit aega, et panna like, tellida kanal ja vajutada kellukest. Et avada Sooniku autode üllatus. Lisaks, kui kirjutad kommentaaridesse, milline on sinu lemmik Sooniku auto, saad seda ise juhtida. Nii et mina sinu asemel kiirustaksin, sest aeg hakkab otsa saama. Ei! No, ma arvan, et olete ülesandega suurepäraselt hakkama saanud. Ja on lisatud takistusi, mis takistavad autodel finišijoonele jõudmist, et muuta see veelgi põnevamaks. Nii et lähme teise rea autode juurde, alustades Shin Sooniku autost. Vaatame, mida Shin Sooniku auto suudab. Olen väga uudishimulik. Vaatame tema kiirust, hüpet ja kõike muud. 3, 2, 1, läks! Oh ei, juba alguses läks halvasti. Ta pöörab ringi ja annab endast kõik. Pane tähele, sest see auto tundub, et tal on väga hea turbo. Sõidab alla ilma peatumata. Ja kogub järjest rohkem kiirust. Ole ettevaatlik Shin Soonikuga, ta annab endast kõik. Seal ta läheb, vaatame, kuidas ta hüppab. Jah! Oh jumal, Shin Sooniku võimas hüpe, ta ületab tõesti terve linna. Kuigi mulle tundub, et ta tervet linna siiski ei läbi. Vaatame, kas ta suudab maanduda hästi koos pöördega ja... ei, kurat küll! Ta lõhub kogu liikluse ära. Oh jumal, milline katastroof! Nii et meie kallis Shin Soonik jõuab kaugemale, kuid siiski tegi ta väga halvasti. Ja see viib meid otse Sonic Lobo juurde. Üllata meid kõiki, hunt Sonic, oma uskumatult laheda hundimobiiliga. 3, 2, 1 ja seal ta läheb, salto. Väga hea. Ja ta hakkab koguma nii palju kiirust kui võimalik. Lase käia, hunt Sonic, näita oma hundimobiiliga kõigile, milleks sa võimeline oled. Ta hakkab palju kiirust koguma ja vau! Aga mis võimas hüpe see hunt Soonikult on? Ta keerleb järjest edasi ja teeb seda uskumatult. Kuigi tundub, et ta ikkagi ei jõua kohale, püüab maanduda nii hästi kui võimalik. Ja... oh ei! Sonic Lobo jäi sinna kinni. Oh jumal küll! Sonic Lobo juhtunu oli nii kohutav, et see hävitas kogu linna liikluse. Nii et nüüd jätkame filmi Sooniku autoga. Selle autoga peab ettevaatlik olema. See lubab olla palju kiirem. Nii et vaatame. 3, 2, 1 peale. Ja ta stardib täiega. Veel üks kukerpall. Ta jätab kaitseraua maha. Algus polnud just kõige parem. Aga nüüd küll. Sooniku auto hakkab täiskiirusel liikuma. Lähme. Ta läheb aina kiiremini. Ja nüüd teeb ta hüppe. Jah! Uskumatu ja ettevaatust, sest ta suudab autot õhus juhtida. See annab talle korraliku eelise. Kuigi ta ei jõua isegi hiiglaslike kujudeni. Ja ei, ta maandub golfiväljakule. Tal läheb auto katki. Oh jumal, ei. Ja ta lõpetab vees. Hullemat saatust ei saaks olla. Nii et meie kallis Sonic jääb oma autoga vee alla. Hea katse, sõber. Ja see viib meid Lord X-i juurde, ühte Sooniku .exe vormidest. Vaatame, milleks on võimeline Sooniku kuriversioon selle autoga. 3, 2, 1. Ja ta läheb täiega. Jälle üks, kes jätab kaitseraua maha. Nad lihtsalt ei õpi. Aga igatahes nüüd hakkab ta tõesti kiirust koguma. Kas Lord X suudab jõuda võimalikult kaugele? Vaatame, sest ta läheb täiega kiiruse tunnelisse. Uskumatu hüpe! Tundub, nagu ta lendaks oma auto tiibadega. Uskumatu, kuidas ta tiiru teeb.
issand jumal, kuidas ta seda teeb? Tundub, et ta võib jõuda isegi Nice-Sonicuni, aga ei, ta jääb napilt ukse taha. ja auto kukub tal mäest alla, samal ajal kui ta ei lõpeta purunemist. Ei, see oli kohutav. nii et sinna jääb Lord X, kes proovis, aga ei suutnud. ja see viib meid viimase tegelaseni reas. Ülimusklis Sonic oma võimsa võidusõiduautoga. Olge ettevaatlikud, sest mulle tundub, et sellel autol on rohkem kui üks üllatus varuks. nii et valmis, 3, 2, 1. ja ta läheb täiega. Hea maandumine ja olge ettevaatlikud. ta hakkab koguma väga-väga suurt kiirust. see on tõeline võidusõiduauto maksimumil ja sellepärast saavutabki ta sellise pöörase kiiruse. Vau, võimas hüpe, sõbrad. Issand, ma ei tea, kuidas ta end õhus tasakaalus hoiab, aga ta teeb seda uskumatult, kasutades oma turbosid täiuslikult ära. ja olge ettevaatlikud, ta hakkab juba maanduma. Läheb, üritab mööduda, aga ei, Nice-Sonic lõikab talle tee ette ja ta jääb üsna läbi ilma ühe rattata. praegu on tema jõudnud kõige kaugemale, kuigi tema auto on hävinenud. ja see viib meid 3. autode reani. ja alustame, oh jumal küll, Supersooniku poolt. vaatame, Supersoonik, mida ta suudab nende võimsate turbodega teha. 3, 2, 1 ja läheb täiega. noh, ta stabiliseerib autot kõvasti ja ettevaatust, mis see on? issand jumal, milline kiirus. kohe näha, et Supersooniku jõud annab tunda. ja ta läheb täiega, issand jumal. ta on peaaegu pilvede kohal. tase, kuhu Supersoonik jõuab, on hullumeelne. ja ettevaatust, sest ta käivitab uuesti oma turbo. tal läheb suurepäraselt, kuigi tal on peaaegu turbo otsas ja ta põrkas ka kokku Nice-Sonicuga. ei, ma ei suuda seda uskuda. ta kukkus täpselt Lord X-i juurde oma purunenud autoga. kurb lõpp Supersoonikule, kes peab jooksu panema, sest tema vaesel autol pole enam lootust. ja see viib meid kõikvõimsa Knucklesini. vaatame, milleks Knuckles võimeline on. 3, 2, 1 peale. edasi, Knuckles! ja sina oma hiiglasliku autoga. issand jumal! ta hakkab korralikku kiirust koguma ja ole selle juures ettevaatlik, ta on nii võimas. ma arvan, et ta võiks Nice-Sonicu pikali lüüa. ta hakkab tõeliselt kiirust koguma. ja me oleme kohe nägemas midagi uskumatut. jaa! võimas hüpe Knucklesilt, kes oma suuruse juures juhib autot õhus. uskumatu, ta paneb korraliku turbo ülespoole, kuigi tank hakkab tal järjest rohkem pöörlema. vaatame, kas ta suudab jõuda Nice-Sonicuni, kes... oh jumal küll, tundub, et jah. jumal, ta purustab selle. uskumatu, ta on Nice-Sonicu pikali löönud. ja ka vaese ülilihaselise Sooniku auto. Knucklese tank on teinud uskumatut tööd. imeline esitus Knucklesilt, kes lisaks on tee puhtaks teinud. ja see viib meid Sonic.exe ja tema võimsa autoni. siin läheb meie lemmik Creepypasta. vaatame, milleks ta võimeline on. see auto tundub väga võimas, nii et ta valmistub 3, 2, 1 peale ja lähed täiega. veel üks, kes jätab oma kaitseraua maha, aga vau, milline vinge trikk, mida me just nägime. ja mitte ainult see, vaid ka see tohutu kiirus, mille ta üles võtab. siin läheb Sonic.ee, eks see. issand jumal, ma arvan, et tema on kõige kõrgemale jõudnud. ta suudab oma autoga liuelda. ta juhib seda uskumatult hästi. ja tundub, et ta jõuab väga-väga kaugele. seal on esimest korda näha finišijoont, aga see ei paista väga hästi. hakkab pöörlema, hakkab keerlema. oh ei, Sonic.ee, järjekordne auto, mis hävib. ta jõudis väga kaugele, aga jäi autota. Sonic.ee jaoks. ja olge valmis, sest nüüd hüppame koos Sonic.ee-ga. see on väga kõva pähkel. mine auto juurde, sul on vaja teha uskumatu demonstratsioon. siin läheb Sonic.ee 3, 2, 1 peale. ja ta läheb täiega. noh, milline vinge trikk ja see maandumine ei olnud just kõige parem.
tegelikult hakkab tal juba auto otsa saama. Aga ta saab uuesti rajale ja annab endast kõik. Vaatame, kui kaugele ta suudab jõuda. Vau, vägev hüpe, kuigi ta kaotab auto üle kontrolli. Oh jumal, see hüpe oli palju hullem, kui ma arvasin. Ta üritab maandumist ära teha ja ei, ma ei usu seda. Ta maandus väga halvasti ja oh jumal, auto on täiesti puruks. Ja nüüd läheme 3. rea viimase auto juurde. Kõikvõimas Shadow. Kas Shadow suudab selle väljakutse võita oma võimsa superautoga? On ainult üks viis teada saada. 3, 2, 1 peale ja vau! Võimas turbo on Shadow'l. Ta alustas kohe täiega ja issand jumal, tal on nii võimas turbo, et ta saavutab legendaarse kiiruse. Vaatame, kui kaugele ta jõuab. Vau, uskumatu hüppe tegi just Shadow. Ta on üle kogu linna. Issand jumal, kuidas ta end taevas tasakaalustab. Ja ta teeb seda uskumatult hästi. Nii hästi, et tundub, nagu ta hakkaks kokku põrkama Chainsaw Soonicuga. Oh jumal, ole ettevaatlik, tal on mootorsaed. Oh ei, Shadow, oh ei, ta läheb otse mootorsaele. Oh ei, uskumatu, aga tõsi. Shadow lõpetab täiesti purustatud autoga, kukkudes peatumatult alla. Nii et Shadow jääbki sinna mäe keskele. Praegu on ta küll kõige paremini hakkama saanud, aga sellest ei piisa võiduks. Ja see viib meid viimase reani. Las doktor Eggman teeb otsa lahti. Issand jumal, ta ronib juba oma hiiglasliku masina otsa ja stardib 3, 2, 1. Eggman paneb täiega. Tal on võimas auto ja vaata ette, ta hakkab juba suurt kiirust koguma ning kuna see on nii suur, on see väga ohtlik. Eggman läheb täiega. Ole väga ettemaatlik. Ta vajutab gaasi ja oh jumal, doktor Eggmani meeletu hüpe. Ta lendab üle kogu linna. Ta teeb seda uskumatult, kuigi ma arvan, et ta on kontrolli kaotanud. Kas pole? Oh ei, muidugi ta läheb Sooniku kallale, sest ta vihkab Soonikut. Ja Sonic oli sinna järve kukkunud. Ei, Eggman, ära tee seda! Siin me näeme teda järves eksinuna. Otsides Sonicut, kallis doktor Eggman, on asju, mis ei muutu kunagi. Ja nüüd olge ettevaatlikud, sest järgmisena tuleb Teemant Sonic. Lase käia, Teemant Sonic. Näita meile, mida su Teemant auto suudab. 3, 2, 1 peale ja läheb täiega. No, kõigepealt üks piruette alustuseks ja nüüd pane turbo põhja. Aga kes suudab selle vinge auto ja selle kiiruse peatada? See on täiesti teine tase. Vau! Uskumatu! Tundub, et see lendab täpselt nagu lennukid. Issand jumal, kuidas ta seda küll teeb? Ta kukub pidevalt edasi, samal ajal kui muudab õhust trajektoori. Ja olge ettevaatlikud, ta läheb Chainsaw Soonicu poole. See ei saa olla tõsi, ta läheb otse tema juurde. Ta teeb seda. Seal läheb Teemant Sonic. Ja jah. Uskumatu! Ta põrkab pidevalt oma mootorsaega ja on ta pikali löönud. Nüüd üritab ta teed jätkata, aga on juba liiga hilja. Oh ei! Nii et meie kallis Teemant Soonicu auto jääb merepõhja. Hea katse! Ja nüüd viib see meid jumala tasemel arenenud Sonic.exe auto juurde. On aeg näha, milleks Black Sun Sonic võimeline on. Ja selle vinge autoga. Alustame 3, 2, 1 ja ta läheb täiega. Võimas Mats ja... Noh, ta saab päris hästi rajale ning proovib hävitada teemoni, kes finišit valvab. Kas tal õnnestub ühe hüppega kogu linn ja kogu kaart ületada? Seda saab teada ainult ühel viisil. Jah! Uskumatu! Ta annab endast kõik, saab korraliku hoo sisse. Ja olge ettevaatlikud, sest ta lendab läbi taeva. Kasutab oma tiibu parimal võimalikul moel ja ka turbot. Ja vaadake, tundub, et ta jõuab finišijoonele. Kas ta suudab? Kas ei suuda? Seal ta on! Vaatame, ta proovib ja ei! Ta põrkas vastu käsivart, püüab kukkumist vältida, aga ei! Au! Ta jääb küüniste vahele ja vajub merre. Kui napilt läks. Nii et meie kallis Black Sun Sonic oli lähedal, kuid jäi merepõhja. Ja see viib meid eelviimase osalejani.
see on Shinsonic, jumala auto. olge selle autoga ettevaatlikud, see on uskumatult ohtlik. 3, 2, 1 ja ta annab endast kõik. milline maandumine ja ta hakkab juba kiirendama. tal on palju tiibu, palju turbosid, see auto on tõeline haruldus. ta võtab kogu võimaliku kiiruse üles ja jumal küll! võimas hüpe ja võimas õhupööre, issand küll! kuidas ta end paigutab ja kuidas ta kasutab oma turbot strateegiliselt, et lennata võimalikult hästi. kahtlemata on tegu ühe kõige suurema potentsiaaliga autoga. ta läheb täiega, ei lõpeta pöörlemist, ei lõpeta ringi tegemist ja tundub, et ta suudab eesmärgi täita. kõike tehakse turboga, ilma peatumata keerleb, seal ta on. oh jumal, ta teeb selle ära, ta teeb selle ära, seal ta on. ta põrkab Sonic.exe vastu ja ta oli peaaegu kukkumas, aga väldib seda. siin on uskumatult võimas Shinsonic, jumal, kes hakkab võitma selle võistluse, kui just tema, viimane kõigist, seda ei takista. Supersonic oma Sonic jumala autoga. kas ta suudab jõuda võistluse lõpuni, läbida kogu linna ja tõmmata Shinsonic jumala sealt kohalt alla? vaatame seda viimase hüppega. 3, 2, 1, läheb! saltopööre, keerutus ja ta hakkab koguma meeletut kiirust. issand jumal, ma pole kunagi elus nii suurt kiirust näinud ja uskumatu kiirus. ta on juba kõrgemal kui ükski auto varem ning kasutab turbokiirendust strateegiliselt. seal taustal on näha tema eesmärki. aga see on väga kaugel ja auto keerleb pidevalt. kuid ta kasutab strateegilisi turbokiirendusi. kas tal õnnestub oma eesmärk saavutada? ainult üks viis on seda kontrollida. ja ta ikka veel langeb. seal ta ongi, täpselt oma eesmärgi kohal. ta teeb uskumatut lendu ja hakkab vasakule pöörlema. issand jumal! ja tundub, et tal õnnestubki. selle Sonic jumala autoga näib, et ta ületab oma eesmärgi. oh jumal, ta saab hakkama. ära ütle mulle, et jah, ta sai sellega hakkama ja viskab Shinsonicu merre, ületab finišijoone ja sõbrad, meil on võitja. seal ta on. Sonic jumalast on saanud kõigist olemasolevatest Sonicutest parim auto. nii et sõbrad, see oligi kõik. loodan, et teile meeldis. ärge unustage panna laiki ja tellida kanalit, et tuleks veel selliseid duelle ning kirjutage kommentaaridesse, milline oli teie lemmikauto ja millistest autodest tahaksite veel duelle näha. sellega ma nüüd lähen, pean siit jalgsi alla minema ja mul läheb veel veidi aega. kohtume järgmine kord jälle. head aega!